Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad! Autotund taas eetris, seekord on stuudios jälle 3 inimest, kõik on Autogeeniuse portaalist, Martin Mets, Tarmo Tähepõld ja Karl-Erik Idasaar, keda me esimest korda kasutame. Tervist! Tere! Millest täna saates räägime? Räägime autovargustest. Ja räägime mitmest erilisest autost. Ühte sa käisid vaatamas. Ja sa pead ütlema, mis see on? See Bentley, Flying Spur, kõik teavad. Kes ei tea, pärast kuulevad. Ma kuulen maksti. Hummer teeb ühe loodussäästliku auto. Ja ma saan aru, et Eestis tehakse nüüd isejuhtivat autot, Bolt teeb. Mis see täpselt on? Kas see on lihtsalt suits ja peeglid või midagi enamat, saame varsti teada? Ja lisaks kaob mitu autot Eesti ja ka Euroopa turult. Ja nii, ja ma saan aru, et teie olete käinud autodega sõitmas ka. Natuke sõidujuttu 2 mõistlikust linnamaasturist. Üks on Land Rover, teine on Nissan. Jääge kuuldele! Nii, aga teeme kiirelt selle meie iganädalase nädala üllatus või kogemus. Mina nägin siis Fast and Furious 9. osa treilerit, mis on Kiired ja vihased filmisarja järjekordne toode. Noh. Sa kasutasid sõna juba toode, siis tegemist on sellise ulmeseiklusega. Tegemist on kindlasti ulmeseiklusega ja ma lähen seda kindlasti ka vaatama, sellepärast et see on meelelahutus. See on nagu, ma ei tea, nagu mingi huumorisari, mida sa iga vana aasta õhtu ikka vaatad, et võib-olla enam ei naera laginal, võib-olla kõkutad midagi, näkitsid kõrvale, aga see on nagu selline traditsioon, et seda tuleb ära näha. Lihtsalt sealt treilerist mulle jäi meelde, et kui nad teevad alati mingi väga jabura triki, siis seekord on nad ikka ennast niimoodi ületanud, et saate ise otsida seda treilerit, aga sisuliselt on suur rippsild 2 kalju vahel, mis on katki. Aga seal veel ripub üks sillatross ja siis Dominic Toretto sõidab kaljust alla, tabab seda trossi otsa, mis haagib ennast auto esitiiva taha ja siis ta teeb nagu linguna, lennutab ennast siis teisele poole seda kuristikku. Nii need asjad juhtuvad, et kes tahab seda ise vaadata, siis vist see jõuab maikuus jõuab kinodesse. Just, nii. Karl-Erik, sinu andsin ka selle nädala asja, sest sa mulle seda ennem saadet just ütlesid väga huvitava fakti. Juhtumisi läksin siis Nautika keskusesse lõunale ja reidi teel sõitis mulle vastu ei keegi muu kui üks ajarändur, kes kasutas oma sõiduvahendina DeLoreani ja kohe pärast seda vaatasime registrist järgi, et kas Eestis üldse on mõni DeLorean DMC12, aga ei olnud, ehk siis see annab täitsa tõestust, et kas see oli Soomest või see oli ka ajarändur. Mina pakun ka, et see oli ikka minevikust. Just, isegi kui ta oli minevikust ja kui ta seda saadet kuuleb, võtke meiega ühendust, see on siin mitmete unistuste auto, mida tahaks kas või korraks niimoodi näha, katsuda ja võib-olla natukene sõita. Nii, aga Martin, kas sama helge ja rõõmus teema? Tegelikult kahjuks mitte. Ma lihtsalt, nagu ikka teinekord internetis surfates juhtud huvitavate asjade peale, mina juhtusin sellise asja peale, et palju varastati Eestis aastal 2004 autosid. Ma lihtsalt toon näiteks näite, et Mercedes-Benz 124, 15 tükki varastati, BMW 5 seeria 12 tükki, Audi 80, 11 tükki. Aha. Nii, no kuidas need numbrid tunduvad? Mitte väga suured. Jaa, see on 1 kuu kohta selline tavaline asi aastal 2004. 1 kuu? 1 kuu. Ahaa. Ja see oli siis nagu mudelite kaupa, et markide kaupa septembris läks 25 Audit, BMW-sid 24, Volkswagenid 19, Opelit 18. See on ainult september, aga seal aasta kokkuvõttega on? On küll, aastanumbrid tulid natuke suuremad, et seal on kokku, ma ei räägi, et palju kokku sel aastal varastati, aga Audi 80 oli kõige popim auto, mida varastati ja seda läks terve aasta jooksul 106. Ja Volkswagen Passat 102. Rohkem üle 100 ühtegi ei olnud, et Mercedes-Benz 24 oli 99. Et selles mõttes need on ikkagi jahmatavad arvud. Sa mõtled, et see on 16 aastat tagasi. No tegelikult oli meie sinuga mäletame seda aega. 2004 ma käisin ju Põlikoolis. Me liitusime Euroopa Liiduga siis ju? Jah. Sellel aastal, et see ei olnud nagu mingi pime nõuka aeg, mina lõpetasin ülikooli sellel aastal. Mina läksin esimesse klassi. Selge, nüüd saate aru ka sellest vanuselisest mõõtmest, mis meil stuudios on. Jaa, aga selles mõttes see kõlab täiesti ulmeliselt, et kuidas selline asi võimalik oli ja see näitab, et
kui pika tee me ikkagi oleme päriselt tulnud. või siis see näitab seda, et nagu mitmed inimesed ütlevad, et autod ei ole enam cool ja kedagi ei huvita need autod enam, sellepärast et aastal 2019 meil on värske statistika, varastati Eestis kokku 188 autot. See on siis sama palju, kui siis varastati Mersu tõid alla sai Audisid või? põhimõtteliselt ühes kuus. Jah, ühes varastati nii palju autosid umbes. Jah. Nii et väga, et kui kõik siin kurdab, et meil on siin elu ikkagi, nii halb ja küll oli vanasti hea elu, siis ma ei tea, see number seda ei kinnita. Siin, kui ma küsisin politseilt ka, et kas neil on ka seda, et kui palju autost tagasi on saadud, et teaks mingit, et kui palju reaalselt nendest autodest on päriselt siis kaduma läinud, et seda statistikat neil ei olnud, sest ma olen kindel, et siia 188 sisse lähevad paljud sellised nii-öelda lõbusõidud jutumärkides, et keegi on lihtsalt kuskilt auto kätte saanud ja sõitnud selle kas lihtsalt võssi või siis teise linna ja jätnud sinna või on poeg võtnud vanemate auto ilma seda ütlemata. Või siin nagu nädalavahetuseks lõbus lugu seal kuskil, kus jahimehed pidasid pidu ja see oli vist Rakveres ja siis kuskilt auto oli lihtsalt maja ees ja keegi oli veits joogis oma peaga selle autoga lihtsalt minema sõitnud ja hommikul sai kätte ja ikka juhtub, aga selline tüüpiline lihtsalt, et juhuse ära kasutamine lihtsalt lolli peaga või täispeaga või mõlemaga koos. Aga vargusena, selles mõttes, kui avaldus on tehtud, siis läheb see statistikasse vargusena kirja. Et kas teil on kellelegi auto ära varastatud? Ei ole. Isegi ei tule meelde, et kuskil lähedastel viimasel ajal oleks olnud ja ei ole vist tegelikult terve selle Eesti ajajooksul ei ole autot ära varastatud, et autosse mitu korda ma mäletan nagu vanemat autosse on sisse murtud, seda küll. Minul on, aga sellest kunagi hiljem. Kusjuures siin hetkel on see varguste laine, kui siin mitu Lexust ära pätsati ja kuna ma äsja see nädalavahetuselt testisin ühe teise väljaande jaoks Mercedes-Benz GLS-i ja kuna ma ise elan hetkel samas rajoonis, kus neid varastati, siis pidime selle auto tegelikult kinni parkima 3 erineva autoga, et igaks juhuks tõkestada. Hirm on suur. Et selles mõttes, et aastal 2020 siiski on ka teema on ikkagi kusjuures jah, et nagu hirmul on need inimesed, kellel on need moodsad autod ja need, sest et kui keegi võtab ära sinu uue, ütleme Mersu GLS, mis maksab kõvasti üle 100 000 euro. Või mis ei ole su enda oma. Ei, see on ükskõik jah, et sa pead pärast Mercedes esindusele aru andma, aga pigem on see, et siis on tegemist profidega, siis on sul tõenäosus, need Lexused, mis sealt Peetrist või need saad ju kätte Lätis. Aga need on need autod, mis lähevad kohe tõenäoliselt kuskil tina konteinerisse, et ei saaks mingit GPS-e kasutada. Teine variant on jah, siuksed autovargused, kus politseiga siin kirjutab, on varuosadeks. Et neid ei olegi vaja sul kuskil, see lähebki mingisse garaaži, lammutatakse laiali ja müüvad seal käigukaste ja peegleid, kellel vaja. Või siis teevad ühest Mersust 10 Audi 80. No näiteks selline. Ma kusjuures natukene guugeldasin ka, täiesti juhuslikult satsin peale selle peale, et mis autosid Venemaal varastatakse. Nii. Ma saan aru, et seal praegu Mitsubishid on väga kõva kraam, mida varastada, lihtsalt sellepärast, et puhtalt 100% varuosadeks. Lihtsalt kuna nende varuosade hind pidavad seal niivõrd kõrge olema, siis see nagu tasub varuosadena varastamist palju rohkem ära kui lihtsalt sõitva masinana. Ja siis mudelite lõikes see aasta, või mitte mudelite, vaid markide. Loomulikult kõige populaarsem Volkswagen, 14% varastatud autodest. No sellest järgneb, mul on ka teine tabel, kus on Eesti kõige populaarsemad autod. See on puha statistika, et Eesti populaarsem auto on Volkswagen, järelikult neid ka varastatakse kõige rohkem, kas siis varuosadeks või siis endale. Järgmine on Mercedes-Benz, BMW, Audi, Toyota ja edasi lähevad sealt juba väikeste 1% vahedega, tulevad Volvo, Ford, Citroen, Opel ja nii edasi. Ja eelmine aasta 2018 on see tabel täpselt samasugune, nii et selles mõttes ei ole muutunud midagi. Nii et Volkswagen omanikud, olge ettevaatlikud. Siin on pärast teha üks paus ja siis räägime nendest populaarsetest autodest edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Nii, autotund on tagasi. Rääkisime autovargustest, Eesti kõige popim varastatud auto Volkswagen ja Eesti registris on hetkel 71 000 Volkswagenit kokku ja teisel kohal on Toyotad 51 000, nii et sisuliselt selline hiiglaslik vahe. Toyota 20 000 autot
kolmas on Audi 42 000 ja siis Ford 32 000, et ta läheb päris ilusasti kümnete tuhandete haaval niimoodi sammub allapoole. Edasi on Volvo, Škoda, Mersu, Opel ja top 10 lõpetab Honda 23 000 autoga. Ja kõige populaarsem mudel, Volkswagen Passat variant, ehk siis universaalkerega Volkswagen Passat. Ma siin ei hakanud eraldi aasta käikuda, seda me oleme varem teinud. Eelmine aasta oli see kõige popim oli ikkagi see B5 Volkswagen, mis on siis kuskil 2000-ndate algus. Võib-olla nüüdseks on see liikunud juba sinna 2000-ndate lõpupoole. Vot, aga ärme sellele, igaüks võib ise tuttuda sellega, otsida välja. Ärme hakkasin lihtsalt ette lugema. Nii, uudistest Hummer teeb lõpuks, ma ennem kasutasin sõna loodussäästlik. Tegelikult ta nagu ei säästa otseselt loodust, aga võib-olla reostab vähem kui vanasti Hummer tegi. Hummer tuleb järgmine aasta välja elektriautoga. Mis see nüüd tähendab? Kas see on nagu jälle mingi pühaduse teotus või on see? Ei ole, Hummer ise on juba algusest peale üks pühaduse teotus, nii et selles ei ole nagu, seal on raske millegiga nagu mööda panna. Ma ise mõtlesin selle lahti niimoodi, et Hummer täidab ühe niši, mida ei ole täidetud. See on nagu lollakalt võimas elektri hiidmaastur massidele, sest neid igasuguseid erimudeleid, umbes 5 autot, kindlasti naftasheikidele on erinevaid, mille eest maksad siis seal 5 miljonit ja koosneb teemantitest. Aga Hummeri elektriautole öeldi, see tuleb 1000 hobujõuline, see kiirendab 103 sekundiga. Palju see kaalub? See kõlab nagu ei, selles mõttes tema kohta need ongi ainukesed andmed, mis on avalikustatud. Isegi pildist Super Bowli ajal näidati reklaami, oli ainult esituled näha. Selles mõttes see tundub nagu olema nagu ikkagi, kui see kiirendab nivisi ja see kaal ei ole ju päris selline natukene. Ilmselt kui 1000 hobujõudu ja akud on ka veel kindlasti veel raskem kui tavaline Hummer, nii et see tundub nagu päris just, et nad võivad sealt selle rohkem kui 6-liitrise mootori kaotada, aga nad kindlasti ei saa kaotada ära neid dimensioone, mille pärast Hummer ju tegelikult tuntud oli. Nii et ma arvan, et sõidu ulatus ei saa olema selle auto nagu esimene see omadus. Aga nüüd saab ka tavalisem inimene sõita 3 sekundiga ja ma arvan, et mingi 5 tonnise autoga hästi kiiresti. Ma ei tea, eks näis. Alguses on see kindlasti neil mingi lihtsalt reklaamikampaania, kuidas öelda, lihtsalt nalja teha. Aga võib-olla saab asja ka. Nii, aga järgmise uudise ma juhatan sisse, et ühel õhtul olime toimetuses Tarmoga kahekesi viimased inimesed ja Tarmo sättis ennast kuskile minema. Tarmo oli ennast uhkelt riidesse pannud ja tundus, et ees ootab üks oluline kohtumine, kus tasub välja näha ikkagi viisakas, käituda korralikult ning midagi südamelähedast ka, mis seal toimuma hakkab. Nii et räägi nüüd täpsemalt, kuhu sa läksid ja miks? Ma läksin kohe toimetusest üle tee vaatama ühte autot, mis jõudis nüüd esmakordselt Eestisse. Seda ma ise tegelikult elusana nägin juba eelmine aasta Goodwoodi festivalil. Bentley Flying Spur. Me oleme sõitnud ja kajastanud Bentley Continental GT-d, mis on 2-ukseline, mitte sportauto, luksuskupee, millel on V12 mootor ja 600 midagi hobujõudu. Siis Flying Spur on põhimõtteliselt sama auto, aga suur, ehk siis 4-ukseline ja tagaistu, pigem nagu selline tagaistuja või vähemalt 50-50 tagaistuja auto ka. Et kujutad ette ühte Bentley't, kus sa istud seal kõiges selles luksuses, sul on palju jalaruumi, see kiirendab jätkuvalt 3,8 sekundiga 100-ni, seal ei ole elektrimootorit, seal on seesama 6-liitrine V12. Esimesena, kui sa autot näed, siis tegelikult, mis mind kõige rohkem hämmastas, olid esituled, mis sisuliselt koosnud, oleks tehtud nagu Swarovski kristallidest. Loomulikult valgust annab seal kogu see niisugune ülitehnoloogiline LED-tehnoloogia. Ma just vaatan seda pilti, see on välja natuke nagu selline valge kristallidest vesiroos, mis on just, jah, või vaas või hästi peeni kristallvaas. Poola selline kristall, mis on pandud, et selline väga maitsekas või mitte maitsekas, kuidas kellelegi ma ütleks pigem maitsekas, kogu see auto ise on, ta on hästi suur, hiiglaslik. Tšehhi kristall, vabandust. Tšehhi, just, et seal ei ole sellist pompöössust nagu väga palju või nagu tarbetud kuidas ma ütlen, et armatuurlaud on kaetud kullaga või midagi sellist. Jah, need kristall-esituled, aga need annavad päris ilusa asja kokku. Ja kohe tahad teada, et kui palju see maksab? Jaa, tahan küll, jah. Ja see maksab palju, jah. Ta algab 216 000
2016 on tal alghind ja tavaliselt, kui need Bentley'd tulevad uued, siis on selline first edition mudel, kus on sul põhimõtteliselt kogu lisavarustus on pandud niimoodi paketina peale. Need autod, mis seal salongis toobe olid, üks on siiamaani seal, võite vaatama minna, 278 000, peaaegu 300 000, aga sellest on väga palju autot. Sellest on ka väga palju raha. jah, et arvutage mitu korterit, mõelge oma korteri hinnale ja siis mõelge, et kas üks auto Kalamaja uusarenduses on ju korteri hind. No nii on, just. Nii tundub päris odav. Ruutmeetreid on Kalamajas natuke rohkem, aga see on tõesti ilmeks auto. Aga me olime seal väga ruutmeetri kvaliteet on kõrgem praegu seal. Aga see üritus oli tõepoolest peen, seisime, sõime väga väikestest topsikestest, väga keerulise nimega asju ja seisime per auto ja olime peened. Aga kui tuli Eestisse üks hästi suur ja ilus auto, siis üks auto kaob ka ära, tegelikult 2. Ühest on eriti kahju, teisest ei ole üldse. Suzuki Jimny, mina ei jõudnudki sellega sõitma. See on legendaarne auto, mis on viimase aasta jooksul saanud kogu maailma lemmikuks. Ta on kohutav linnaauto, sinna ei mahu mitte midagi, ta on aeglane, aga ta on esiteks jube nunnu ja teiseks hästi maastikuvõimekas. Ja kolmandaks, suhteliselt odav. Suhteliselt odav. Võiks öelda isegi, et võib-olla kasutada sõnu isegi, et väga odav. Jah, et ta oli natuke üle 10 palju, 10 ja 15 vahel kuskil. Jah, et selline tõeline üksiku või kaksiku inimese looduse auto, millega sa saad tõesti minna sügavale loodusesse ja olla seal, aga Jimny enam osta Eestist ei saa ja mujalt Euroopast ka, minu teada üheski Euroopa riigi. Me läheme ühtede seadust alla, ta ei vasta enam euronormidele. See üks mootor, mis tal on, kahjuks normidele ei vasta ja Suzuki seda edasi müüa enam ei saa Eestis. Ma saan aru, et esialgu see nii on, et nüüd Suzuki või esindaja ütles mulle, et kuna Suzuki on arendanud oma teistele mudelitele ikkagi ka hübriidtehnoloogiaid, siis loodetavasti ja vaadates seda populaarsust maailmas, on Suzuki inseneridel nüüd vaja teha kiire kodutöö, kuidas oma mootor või see asi saada euronormidele vastavaks, et saaks Jimny tagasi tulla. Teine variant on see, et mida lugesin Inglise autoajakirjandusest, et võib-olla hakatakse seda müüma siis tarbesõidukina, aga selle puhul seal ei ole lihtsalt nii, et paneme jälle passi N1 ja ongi valmis, vaid seal peab ikkagi siis mingid tagaistmed ära kaotama, mingid teatud tingimused. Tagaistmed saad pärast juurde mingi kitine osta, et just, tagaistmed et seda konkreetset lahendust vähemalt siin Eesti puhul mulle ei mainitud, et võiks olla kaalumisel. Nii et ma arvan, et kes sai omale Jimny osta, see oli korralik investeering praegult. Sellest on kahju tõesti, sellepärast et tegemist on ju tõesti autoga, mille sarnaseid on väga-väga vähe meie turul, et jõuame jälle sinna, et kus me jõuame kõik nende linnamaasturiteni. Kuhu me jõuame saate teises pooles? Just, aga teine auto, mis müügilt ära kaob, mis tuli samuti alles hiljuti ja mille kadumist ilmselt keegi eriti ei märkagi, on Mersu kastikas, X-klass. Mersu arvas, et ta tahab ka selle kastiautode ree peale saada mõned aastad tagasi. Tehti deal Nissaniga, sisuliselt on need Mersu X-klassid oma olemuselt ikkagi või ütleme, ongi Nissan Navara kastikad, millele on pandud Mersu jupid külge ja see oli selles mõttes, ega muidu ennem ju teada ei saa, kui proovi. Ja see ikkagi tarbijate jaoks oli ilmselt liig. Või mitte liig, aga selles mõttes, kui inimene läks selle Mersuga proovima, siis ta sai aru, et ta maksab hästi palju rohkem, aga ta ei saa nagu mingit erilist elamust sellest, sest et ta ei olnud luksusauto, ta ei olnud väga suur kastikas, lisaks diiselmootor 2,5 vist ei olnud eriline asi, siis lubati, et tuleb see 3-liitrine V6, mis lõpuks vist jõudis, aga üldiselt surmaotsus juba langetati ära. Et maikuust lõpetatakse tootmine ja kogu maailmas, mitte nagu Eesti, mitte et Eestisse ei tooda, vaid sellele mudelile tõmbabki Mersu kriipsu peale, ma ei tea, on kahju. Tulevikus ilmselt kindlasti mingi nišitoode. Jah, et võib-olla nad tulevad jah, et neil oleks mõistlik kastikat teha pigem sellise GLS-i baasil või mingi luksuskastikas, mitte tarbeauto. Teeme pausi ja siis oleme tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi. Meil jäi eelmisest saateblokist enne, kui me lähme oma linnamaasturite juurde. Martin ütles, et Bolt, ehk siis see Eesti taksofirma, mitte taksofirma, sõidujagamisettevõtte,
kes on samal ajal ka taksofirma sisuliselt, räägime asjast sisuliselt. Arendab koos Tartu Ülikooliga isejuhtivat autot ja eelmine nädal seda Tartus näidati. Palju sellest teada ei ole, või nii palju kui seal näidati, aga mis teda siiamaani on eristanud teistest, et ei ole ehitatud nagu eraldi uut autot, vaid on võetud ei, seda on teinud paljud teised ka, sellepärast kes siin on teinud, näiteks nagu Uber sõitis ka ma räägin pigem Eestist. Eesti mingid projektid on alati olnud, kas siis, kui oli see Euroliidu eesistumise ajal, oli see niisugune kandiline buss, Auvetek teeb samasugune, et kere on nagu endale ehitatud, see on selleks, et neid ilmselt seadmeid, asju sa saad siis ise paremini paigutada. Ma lihtsalt ütlen, et Uber vist tegi Volvo X90-ga. Oli 90-ga, jah. Ja Bolt ehitas enda oma siis Tartu Ülikooliga koos Lexus RX linnamaasturisse, 450 hübriid. Selles mõttes on ta arusaadav, et sul on seal see osa tehnoloogiat on juba olemas. Näiteks see, mis sul pöörab rooli, sest kui autol on mingil minimaalsel tasemel isejuhtivus juba tehasest tulles, siis sa ei pea hakkama seda nagu nullist mõtlema. Kogu see arvutipark on pandud pagasipõhja ja see teeb sellest autost taga on 3 koha asemel 2, sest vaata see kesktunnel, kus näiteks tagaistujatel õhku puhub, see on kaetud ja sealt läheb see kogu juhtmestik ja siis ka õhk arvuti jahutuseks. Nendest õhuvõtuavadest on suunatud õhk sinna pagasnikusse. Autoga peab kaasas hetkel sõitma 2 inimest või vähemalt siis seda teeb, üks on see, kes istub roolis, põhimõtteliselt tal peavad käed olema kogu aeg rooli kohal, keskkonsoolis on ka suur punane nupp, nagu nendel alati on, mis tühistab kõik ja kõrval istub teine inimene siis arvutitega ja võib-olla hakatakse sellega ka nii-öelda muidugi katsetamise mõttes Tartus teenust pakkuma. Selles mõttes teenust pakkuma niiviisi ikkagi, et need inimesed on seal samamoodi ikkagi sees. Ja, just, et see on, auto on ise juhtiv, aga autos on olemas ka nii-öelda tagavarajuhid. No seda Uber on ka teinud niiviisi, aga kuidas sulle tundub, et kas see on nüüd selline nagu tõsine projekt, et Eestis arendatakse enda isejuhtivat autot, mida siin veel mitu, mis enne ette lugesid tehakse, või on see rohkem selline, et kuna kõik teevad seda maailmas, kõik sarnased ettevõtted teevad seda, siis nagu on kohustus ka teha, et investoritel näidata, et me oleme nagu reega kaasas ja me ei jää maha teistest ja me vaatame kaugele ette. Nüüd ma pean vabandama Bolti eest, ma ei saanud eelmine nädal sinna tulla, nii et võib-olla nad selgitasid seda seal lahti, ma ei ole saanud ka, minust ka pressiteade ei ole meieni jõudnud, et ma lihtsalt praegult seda ise pakun, see ei ole Bolti ametlik info, et mulle tundub, et see on pigem selline, et anname midagi tagasi või just, et oleme pildil, et teeme tudengitega koostööd, pakume neile võimalust asja arendada. See on arendust ülikooliga. Just, sellest arvestada, et minu arust ju Bolti üks investoritest on ka Daimler, väga suurel või väga olulise investeeringu tegi, kes arendab ju ka igasugust tehnoloogiat, neil ei ole mõtet Tartu laululava parklas näidata isejuhtimistehnoloogiat, ma arvan, et seda arendataks siis pigem kuskil mujal. Aga mine tea, võib-olla on antudki mingi väike lõik sellest Tartu tudengitel arendada ja siis läheb see pärast, ma ei tea, Daimleri keskusesse tagasi. Tore, et tehakse, mulle meeldib kui ülikoolidega koostööd, siis see annab nagu tudengitele võib-olla natuke ära silmi, et ei ole tuimalt kuskil simulaatorites. Saab praktilisi asju teha, et samas mõttes Tallinna Tehnikaülikoolis oli vist samasugune see toimub. Vot, aga lähme siis päris autode juurde. Karlile anname siis ka sõna, räägime Nissan Qashqai'st. Mina pean tunnistama, olen elus nüüd siis ajakirjaniku karjääri jooksul sõitnud ainult Nissan Leafiga. Sinul on kogemus suurem? Tõepoolest, et ka mina olen kunagi Nissan Leafi sangas taksojuhina tõdenud ja lisaks olen veel sõitnud kõiksuguste muud huvitavate Nissanitega, et alates siis Skyline'idest kuni SX-ideni. Nii, aga Nissan Qashqai on täpselt mitte selline nagu Skyline SX, eks ju? 4-rattaliste mootor mõlemal. Kas esimese ühesõnaga, kas sa vana Qashqai'ga oled sõitnud? Ei, sellega ma veel ei ole. Okei, nii et seda, et kui suur on edasiminek, seda on raske öelda. Aga mis eristab tänast nii-öelda tavalistest testisõitudest, kus me läbime parimal juhul võib-olla 600-700 kilomeetrit, siis sina tegid Qashqai'ga kiire 4000 kilomeetrise sõidu. Et jah, oli niisugune natukene suurem ümbersõit. Ja kus sa käisid sellega? Tõepoolest hakkasime siis jaanuari keskel saateautona talveroimadele sõitma Nordkapi poole. Ütleme talveautod, mul talveroim kõlab nagu räim ja see on see sama Nordkapi trip, kus Paula käis, paar saadet tagasi rääkisime sellest, aga sina olid siis see saateauto, et oli ka palju tööd. Saateautona läksime peamiselt selle eesmärgiga, et kui mõni talveauto peaks hangis lõpetama, et siis saame meie välja tõmmata,
või siis, et kui kellelgi lõpeb auto üldse otsa kuidagi, siis saame vajadusel hädalisi mahutada. Aga üllataval kombel ei pidanud me kordagi neid ülesandeid täitma, et kuna kõik autod olid nii hästi ette valmistatud, et siis saimegi rahulikult sabas sitta ja Soome ja Norra ilu nautida. Kas oli ilus? Oli. Ütleme, et kas oli sul nagu vahet ka tegelikult mõnes mõttes, mis autoga sa seal oled? Jah, tegelikult küll. Ütleme, kui ma sain seal mõnel hetkel näiteks ühe MX-5 rooli, et see kes ei tea, see on, räägime saade tavalisel inimesel, Mazda MX-5, see on väike kahekohaline tagaveoline sportauto. Ja kui mõtlen väike, siis on see väike. Et jah, et kui tuleb üks Nissani pealt, mis on niisugune hästi suur, mugav, rahulik, vaikne, kamitsetud, siis MX-5 oli hoopis tükis spartalikum elamus nii-öelda, kui seal Lapimaa jäistel ja lumistel teedel sõita, et seal pidi ikka sellega kohutavalt tööd tegema ja niisugune emotsioon oli kindlasti suurem. Kas tööd tegema selleks, et ellu jääda? Et teele jääda nagu? Jah, kohati võib ka seda öelda, aga Qashqaiga seest oli tõesti väga mugav, rahulik, et said kauneid vistasi nautida, seest nagu kütusekulu oli ka täiesti olematu, et niisugune väga-väga pingevaba reis oli. Okei, kütusekulu olematu, millest me räägime, sest et minu linnamaasturi kogemus näitab seda, et isegi diiselmootoriga tänapäeval, kuna nad on ikkagi nii suured ja rasked, siis naljalt nagu alla 6-7 ei tule küll. Qashqaiga me saime maanteel, see kusagil 5,5 kanti pika reisi peale, et tal on siis 1,6 liitrine diiselmootor, 110 kilovatti ja püsikiirushoidega 90 sõites, et siis täitsa võib tulla niisugune 5 ja 6 vahel. Ma ei tea, mul on ütleme, et selles mõttes, et ma endal püsikaga 90 umbes, ma saan endal akordiga ka kuskil 5,7 niiviisi kätte. Sellepärast ongi, sul on see, mitte see ta on universaal, aga sul on ta, see ongi see point. Jaa, ma tavaliselt sõidan, läheb sinna 8 kanti. No, kui ma nagu pingutan, siis ma võin saada niiviisi sinna 5,7 või sinna poole. Sul on bensiinikas ju. Ja. Aga ma ei oskagi öelda, kui külm seal oli? Kõige külmem oli, mis te nägi? Kõige külmem oli siis, kui me tulime Nordkapist tagasi, et Nordkapist kuni esimese Norra suurima linnani, mitte suurima, aga ühe suurema linnani Altani, viis ka niisugune 100 kilomeetrit ja seal läks vist -20 korraks. Mina muidugi jäin selle ajal autos magama, aga see oli jah kõige külmem, aga keskmine niisugune temperatuur kogu selle põhjapiirkonna vältel oli niisugune -5 kuni -10. Et seda nagu, pole ilmselt mõtet rääkida, et kas auto soojaks ka läks, et selleks oleks pidanud kuskile -40, oleks pidanud ikka sinna Irkutski poole edasi minema, et jah, Murmanskisse jah, et saaks päriselt teada, mis on kuidas see auto külmas käitub. Selle jaoks oled veel liiga noor, et ma saan aru, et seal käivad nagu need vanemad mehed. Jah, ja Willi ja Uaziga, mitte uue Nissan Qashqaiga. Jimny tagasi tuleb võib minna. Jah. Teeme korraks ühe pausi ja siis räägime sellest edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Oleme viimase saate osaga tagasi, püüame siia viimase 9 minuti sisse hästi palju pressida ja kuna kõige huvitavam on ikkagi see, mis autol halvasti oli, kas millegi üle kurta ka oli, sest et seda, et tänapäevane 2019-2020 auto hästi, kõiki teeb hästi, on teada. Sõidab pingevabalt. Jah, just. Aga mis võiks Nissan teha paremini? No tegelikult objektiivselt ei saa nagu mitte midagi halba öelda, reisi jaoks oli tõesti hea. Aga kui nüüd subjektiivseks minna, siis nii-öelda loomulikult, et sõidurõõma poole pealt, et näiteks Nissan kasutab sellist nelikvedu, mis on tegelikult enamika hästi esiveoline ja tagarattad tulevad taha ainult siis, kui on pidamisega kehvasti või kui sul on see stifrilukk. Et kindlasti, et kui auto oleks nagu pidevalt nelikveoline, et siis oleks kindlasti nagu natukene kaasahaeravam ja lõbusam sõidukogemus. Aga muus osas siis tõesti, et ma ei oska leida midagi, mille üle nuriseda. Mis selle hind on ja kuidas selle konkurendid, kes selle konkurendid see on väga huvitav, mis hind on? Täisvarustuses läheb Qashqai kusagil sinna 30 ja 40 000 euro vahele. Okei, aga sinu oma võis olla kuskil seal kandis? Jah, et see oli ikkagi üsna täisvarustuses. Aga konkurendid? Konkurentideks võibki vist pidada, et enamikke neid populaarseid linnamaastorid praegu, et alates Tiguanist kuni samal baasil oleva Kadžarini näiteks. No võt, need on jälle sest et Tiguani ei ole, kui me isegi ei räägi, ütleme mingist sportversioonist,
noh, Tiguan ei ole mingi probleem kuskile sinna 50 lähedale ka lennutada. Kadjar ilmselt mitte, jah, pigem on Kadjar jäsekene, ma ei usu, et seda ka üle 35 palju saaks. Tõepoolest. Mina toon näiteks enda selle nädalavahetuse sõiduauto Land Rover Discovery Sport, mis on nüüd väiksem Discovery ja palju sellest autost, noh, rääkida ei ole, selles mõttes samamoodi hea auto, maastikul on see väga võimekas, tal on hästi palju erinevaid nelikveosüsteeme, noh, Land Rover ta peab tegema, ta ei saa teha päris aga ütle see hind ka kohe ära, et me saaksime nagu nii, ma tahtsin selleni jõuda, et ma vaatasin enne saadet Land Rover selle sama Discovery Sporti hinnakirju ja selle kõige tippmisemad mudelid, kõige võimsama mootoriga, kõige suurema varustusega on seal 64 000. Ilmselt saab sinna veel 11 juurde panna. See auto, millega mina sõitsin, oli 42. Mitte väga kallis. Mitte väga kallis ja kusjuures ta tegelikult hakkab, praegu see First Edition mudel hakkab 36 000. Minu autol oli pandud peale teistsugune värv, et noh, et võt kere on hall, katus on must. Okei, sellest tegelikult võib loobuda. Noh, nipet-näpet ja ainuke, mida ma sinna tahaksin juurde praegult, et tal ei olnud adaptiivset kiirushoidit, mille oleks saanud umbes 1300 eest. Nii et sisuliselt 40 000 euro eest saab Discovery Sport mudeli, ta oli 110 kilovatti diisel, 150 hobujõudu. Noh, mitte mingi sportauto, kõik tegi ära, isegi häält tegi, kui kõvasti vajutad. Hästi hea viimistluskvaliteet, sul on kõik on nagu autos olemas, sa istud noh, nagu ikkagi klass kõrgemas autos ja sisuliselt seda vähem kui 40 000 eurost, et see panigi mind kõige rohkem imestama, et see on muidugi praegu kampaania hind, millest me räägime. Aga mis ei, ma mõtlesin, et kuidas nagu neid nagu kõrvutada nüüd, et Qashqai on just, sa rääkisid, et vaata, et väga selline pingevaba, lihtne ja see ei ole sellist sõidurõõmu, et kuidas see nüüd see Land Rover siia läheb? Land Rover üllataski kõige rohkem sellega, et nad on suutnud vähemalt selle esimese First Editioni kuidagi hinnastada niimoodi, et inimene hakkakski mõtlema, et ma panen, noh seesama, aga ma panen veel 4000 juurde, siis ma saan juba Land Roveri omale, noh, võib-olla ma ei tea, kuidas, mul ei ole kunagi ühtegi olnud, kas tal on vastupidavust, kas tal ei ole, või noh, kas ma pean tihti käima oma garantiiga seal kisamas, aga ma istun nagu ikkagi juba premium-klassi maasturis, mis on päriselt ka maastur. Et väga, väga üllatav ja kui tavaliselt on, noh, kõige hullem, huvitavam oligi see, et kui tavaliselt on need meediale antavad testiautod, noh selline, kõik, tippvärk. Hinnavahemiku nii-öelda maksimum või üle selle veel keeratud. Just, et ikkagi kõik varustus oleks peal ja ajakirjanik tunneks ennast seal hästi ja kirjutaks niimoodi meeldivast kogemusest, siis see testiauto on nii-öelda hinnakirja alumisest otsast ja väga üllatav, väga nagu, isegi selles mõttes nahksisu oli sees, korralik selline Discovery Sporti saab ka 7-kohalisena, see ei olnud 7-kohaline. Ma just mõtlesin välja, et kui mina kuskile kunagi proovisõidule peaksin minema veel, siis ma tahan seda kõige odavamat otsa mudelit, et ma tahan seda autot, mida inimesed päriselt ostavad. Lugesin, kas see oli nüüd ühes Evos või Top Gear, nende selles pikaajalises autopargis, noh nendel on tavaliselt ikka paarkümmend autot on kogu aeg toimet seal garaažis, nemad võtsid ekstra kõige plangima Ford Focuse, mis saab. Ja no ütleme, väga vaimustunult kirjutati sellest, sest et ta oli tõesti odav, ta oli alla 20 000 naela, ma ei oska Inglise autohindadega võrrelda, aga ikkagi, alla 20 000 euro on ka suhteliselt soodne. Ja kõik olid sellega väga rahul. Et noh, ma ei tea, kas seal oli ka natuke selline keel põses, et et jube kihvt, et kõik on plastikust ja saab ju hakkama küll ja vanad mehed vaat sõidavad, tunnevad, et vot see on nagu omal ajal, et mul pole vaja neid kellasid ja viljasid, aga no selge, siis me peame sulle elektrilised aknad, kellele? Need vist on küll juba kõigil standardis. Olles uut Focus proovinud, siis jah, et võib tegelikult, et sellega on väga lõbus sõita ka, et väga siukene nagu kaasaarv auto on. Väga hea, nii, meil on selline sõidurõõmu inimene stuudios. Mina ka alati seda räägin, et Ford Focus ja sõiduomadused ja kui ma päris aus olen, kui ma käisin sellega sõitmas Prantsusmaal mägiteedel, noh, mul oleks vist ilmselt pidanud olema kõrval kohe mingi teine sama klassi autost, ma ei oska öelda, et mida sa mõtled selle all, kui sa ütled, et sellega on tõesti väga hea sõita? Esimene asi, mis mulle kohe meenub, on see, et tal oli hästi nagu tabav manuaalkast, et seda nagu käiguvisked ja see ergonoomika üleüldine
et saad kiirelt vahetada, et seal ei ole mingit lödistamist, et kas ta nüüd on kus ja kolmas et need pedaali pikkuse tunnetus olid hästi kooskõlas nagu käigukastiga ja rooli tunnetus oli samuti väga nagu loomulik, raskus ja lihtsalt, et niisugune väike 1-liitrine mootor, turbo, 3 silindrit, läheb kiiresti pöördesse, niisugune nooruslik, ilujõuline. Tead, mis see kiiresti pöördesse, ma mäletan seda 1-liitrist, mul tuleb nüüd meelde küll. See on see, et seal tuleb, see piiraja tuleb nii ootamatult peale. Just. Mis tähendab seda, et sa nagu, ütleme, lähed mööda sõidule, teed sellise äkilise, tead, vahetad alla ja siis üks hetk ta poob su kinni. Sest et ta on lennanud piiras, automaatkast sellel hetkel vahetaks ära, aga tal tuleb, kuna ta on nii väike mootor, see piiraja nii ootamatult vastu, et ma olin paar korda sellise olukorras, kus nagu auto jõud kadus ära natuke, sest et sa eeldad seda, et jõud läheb edasi ja siis lihtsalt jääb platoole ja siis jah, ja käiguülekanded olid ka nagu väga lühikesed tegelikult. No just, et sellest ilmselt mul tulebki nii ruttu see piiraja vastu, et sa pead tegema hästi kiireid neid. Me tegime neid 0-100 testi sellega ja tegelikult, et 100-ni jõuda, pidi panema kusagil 10 kilomeetrit 100 juba 3. käigu. Et seal on niisugust nii-öelda supisegamist on tükk maad teha, aga see on lõbus jälle. Nii, korraks veel maasturit juurde tagasi, et kuna ma tean, et sa sõitsid ka just nagu mina hiljuti Subaru Foresteriga, et Qashqai võrreldes Foresteriga, Forester on ikkagi, eks ju, päris maastur? Pigem kipub sinna kanti minema, et temaga nagu võib ikkagi veel metsa minna. Kas te seal Nordkapis kordagi kuskile lumme roniste niimoodi, et nagu läks nelikvedu vaja, et kuhu oleks võib-olla mingi sedaaniga jäänud põhja peale või? Põhja peal ilmselt ei oleks jäänud, aga Rovaniemi ümbruses oli tol päeval, eelmisel õhtul oli tõsine lumeuputus, et nagu niisugust lund pole ma siin kindlasti üks oma 5-6 aastat näinud. Ja kuna me sõitsime seal järveäärsetel metsateedel, siis seal oli tõesti niimoodi, et vahel lumi hõõrus isegi nagu maasturil põhjalt, et seal Qashqail saad sa spiidomeetri vahelt valida selle näidiku, mis näitab, et millal sul on nelikvedu taga ja millal ei ole. Et see oli see hetk, kus mul oligi, et tihtipeale pool või 3 gaasi sees, et välja rebida ennast ja seal oli tõesti vaja seda. Mis seda Land Rover Discoverit veel ka nii-öelda päris maasteriks teeb, lisaks sellele, et tal on ühesõnaga, veoskeem on see vastav, on see, et sa saad omale ekraanile kuvada selle, et kui kaldus su auto on, mis nurga all sa lähened, sa saad võtta sealt ekraanilt välja ka selle auto dimensioon, need laiused, kõrgused, et kui sa ei viitsi välja mõõtma minna, et siis kas sa mahud läbi kuskilt, sellist vidinad, mis jätavad sulle mulje, nagu sa oleksid tõeline maastikuhunt. Sa oleks ostnud mingi asja, mis on tõesti väärt seda, jah? Just, ja mis selles hinda veel puutub, et sellel autol olid sisult kõige väiksemad väljed, mis sa saad, sest me oleme ju liikunud oma tänapäeva sellest, mäletan, kui meile perre kunagi 90 lõpus ilmus esimene välismaa auto, siis sellel olid 15-tollised väljed ja see oli, sest et enamus rehve sellel ajal müüdi 14-tolliseid ja 15-gas olid ikka juba kõva kärbes, nüüd on 17 on standard ja nii kui sa võtad natuke kallima paketi, pannaks sulle 19 sisse. Sellel Discoveril olid 17-sed ja ma ringrajal ei läinud, aga ma kordagi ei tundnud, et rehv ja see võiks ikka parem olla, et nii, aga meie saate aeg sai otsa, rääkisime hästi paljudest asjadest, aga äkki oli huvitav ja kohtume järgmine nädal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.